Salajutud. Meie oleme Kristina ja Mallukas. Ja nüüd on tund aega meiega Mõnu. Ja ma ei tea, mida te teete, you perverts. Mida meie teeme? Season 9, 7 8. On. Ei Aa, ole 9 on. Season 9, 10 on järgmine. Jaa, sorry. Ma võtsin vale selle ka siis lahti. Kausta. Jaa, 9 juba, oh my goodness. Järgmine on meil juubelihooaeg. Ja siis terve hooaeg oleme plämmis. Nali. Mina ei tohi plämmis olla, mind kohe tembeldatakse alkohooliku. Vaadates sa lihtsalt suure suuga rääksid, ma olen see aastaid 5 korda joon. Mina ei ütle palju ma joon. Pole teist asi, joon nii palju kui joon. Ja ma ei käi tuututamas, et kas ma joon vähe või palju. No, ja siis... Aga sa ei käi tututamas, kui sa jood ka, vaata. Seda küll, jah. Ma viimasel üldse ei tee stories, mis ma aru sain, et ma pean ikkagi rohkem stories. Sa oled tõesti vähe teinud storiesid. Mul on mingi, ma vaatan, et sinu esika peal rääksime ka, et ma lihtsalt kuidagi, ma ei tea, ma tunnen taeg, mul on praegu vist mingi enesekriis mingi, ma tunnen, et kedagi nagu nii kotti, mida ma teen. Kusjuures ma nii tihti, ma hakkan story panema, kustutan ära, ma mingi nagu nii kedagi huvita. Mul on kogu aeg niimoodi. Palju sul followeri Instas on? 41,000. No 41,000 inimest tegelikult huvitav. Lowkey. Nad kõik ei pruugi sind armastada, osad on heiterid, aga ikkagi neid huvitab. No selles mõttes, et jah, ma hakkan siis rohkem tututama, aga seda mitte, kuidas ma joon. Ja, mina ka rohkem enam ei tututa midagi, sest et vaata, see oligi viimane kord, kui ma olin mingi, ma see aasta 5 korda joon, siis sama õhtu läksin sinuga restorani, siis järgmine päev käisin teatris ja läksin ma ka restorani ja siis sealt ülejärgmine päev ma läksin veel Kätuga restorani. Reedel olin kodus vähemalt laupäeval ka. Mis eile tegid? Süüa kodus. Nii et ei tasu siin... No natukene nipet-näpet. Mul on siuke tunne tõesti, et iga kord, kui ma ütlen, et ma jõin või et ma julgen öelda, et mul on pohmell, siis inimesed kujutavad ette, et see peab nagu olema, et ma olen käpuli maas, mingi roomasin. Aga tegelikult mul lihtsalt hakkab väga paha väga kergesti, aga ühesõnaga aitab nüüd mu joomapäevikutes. Väike siis update ka, life update. Meil Alexala kohe varsti juba koputab uksele. Ei, nii kord on. Oota, millal see Epikas eetrisse läheb? Neljapäeval. Ehk siis nädal aja pärast reedel on meil. No nädal aega on põhimõtteliselt aega, põhimõtteliselt vestlused on nagu see Epikas. Õudne. Kes saate aru, me käisime Alexalas seda walkthrough'i ka tegemas ja no lihtsalt vaatasime, kus sponsorid ja kus need baarid lähevad ja mis iganes. Ja siis me läksime lava peale ka, et vaadata, mis korra nagu lava seda setupi ja reaalselt. See on nii suur. See on nii suur, me ei saanud enam aru sellest. Sinna tuleb nii palju rahvast ja saad aru, ma sõitsin üks päev taksoga linna, ma istun takso tagasi peal, ma tekkis paanikahoog, ma olin nii palju rahvast on, oh my god, teid on nii palju seal, I'm scared, ma täiega kardan. Aga samas see show tuleb nii lahe, me nii palju tööd selle jaoks teinud. Uskuge mind, ükskõik mida te arvate, et seal tuleb, siis te arvate vähe. Et me oleme tõesti ikka läinud... mis meie tiim on läinud ikkagi nagu all out, et uskuge mind, me õppisime sellest suvisest suvelaagri fiaskoos. Ja ei ole suvelaagri vibes, et selles võttes on nagu hästi cool, ma olen väga-väga excited ja et ühesõnaga, kes siis tuleb, näeb ja ma arvan, et ei kahetse ja kahetsete siis itšit enda. Jah, absoluutselt. Kas sa muidu arvad, et me teeme see aasta ka suvelaagrit või? No me võiks teha teoreetiliselt. Jah, nagu, aga teeme siis selle sama tiimiga. Aga Indrekus jälle või? Meid ei saa usaldada. Peaks mujal tegema äkki? Ma ei tea, Indrekus oli vähemalt nagu ruumi oli palju, õu oli suur. Aga no, sest et tegelikult meil jäi puudu ainult söögiste tegevustes. Jah. Et põhimõtteliselt vaatame, teks võib-olla võiks teha küll juuli lõpus mingi suvelaagri, sest et ma olen nüüd Siim läheb Koreasse päris pikaks mais ja ta tuleb alles 1. juuli tagasi, siis ta ütleski, et davai, et kuna mina olen 2 kuud kelaniga, et siis ma võin juuli võtta ja teha, mis ma tahan. Minu enda mõte on, et seekord tuleb teha ikkagi narkopidu, sest et siis ei ole vaata seda ohtu, et ma magama lähen liiga vara, siis kammime silmad punnis kõik hommikuni, siis pole süüa ka vaja. Party favor on kõigile üks jupp. Mis asja? Siis ei ole süüa vaja, siis ja nad siis juua ka ei taha väga. Vett ainult peab olema. Aga siis on miinus see, et järgmine päev pidi kass olema, vaata, siis tuleb kuradi elu 24 poistkast ujub. Ja kirjad nii kass on nii mõttetu mida. Ja ühesõnaga vaatab, andke teada, tahate suvelaagrit või taha, et pange kommentaaridesse, et fun, aga jah, ma ei tea. Mis muidu?
kuule midagi siin olengi, ma olin 3 nädalat raadios ja siis tegin seda hästi palju, see hästi fun, asendasin Elerin Tiitu, ta oli reisil ja siis, aga kuna õnneks ma olin lapsevaba, siis ka ma sain, siis mul oligi nagu hästi crazy kuidagi, et enne raadiot oli nii palju teha, sest see oli 2-6 ja siis peale raadiot ja ongi praegu põhimõtteliselt kõik mu aur läheb Alexelasse, et nüüd on kolmapäeval jälle koosolek, oli kolmapäeval meil. Mis kell see oli meil? 12. Okay. Et meil nagu jah, et kuidagi hästi palju neid koosolekul on, aga meil oligi vaja, sest alguses me ei teinud nii palju koosoleku ja nüüd siis me oleme teinud hästi palju, aga me oleme nagu saanud kõik asjad nii paika, et ongi pigem ma olen hästi nagu töölainel, et ma ütlesin juba kõigile ka kohe, et 5. aprill mul on telefon välja lülitatud, ma kavatsen magada ja ma lihtsalt kavatsen nautida meie töövilju. Tead, mida ja siis hakkan koduga tegelema, sest et ma olen kodu praegu nii unarusse jätnud. Jah, sa saad ju koduga varsti. Mina mõtlesin, et ma kogu aeg, kui ma kuulan autos taskusõbrannasid, siis nad teevad ühte asja, mida ma iga kord mõtlen, et tahaks nagu ära rottida nende podcastist, aga samas ma ei usu, et nemad selle välja mõtlesin, me võime praegu ühe korra rottida. Nad teevad alati seda, et nad küsivad teineteise käest, mis oli su nädala kõrghetk ja mis oli su madal hetk. Ja ma tahaks öelda oma kõrghetke ühe nendest, mul oli mitu. Sinuga dinneril käimine. Meil oli nii tore dinner, kui me käisime seal Snobis. Snobis, jah. Meil oli kuidagi nii fun oli. See oli nii spontaanne ka, et Siim pidi alguses esmaspäeval ära minema, aga siis tal plaanid muutused läks hoopis kolmapäeval ära. Ja siis mul oli lambist vaba teisipäeva õhtu ja siis ma mõtlesin Maljule, küsisin, et mis teed ja lähme dinnerile ja siis me lihtsalt lambist läksime ja mul oli ka mega tore. Mulle meeldis, et me kuidagi saime oma asju mingi veits selgeks rääkida ja kuidagi lihtsalt rääkisime juttu ja kõigest ja kuidagi lihtsalt kahekesi arutasime. Tegelikult see oli väga tore ja see oli see, kuidas me nagu veits vanasti ka olime, vaata, et good old times. Good old times. Et jah, aga miinushetk minu nädalas, see nädal on tegelikult nii vähe kestnud, mis päev tal on, esmaspäev. Ja, aga no ma mõtleme siis eelmist nädalat. Eelmisel nädalal. Äkki siis, kui see esmaspäev saab blogi postitusi tegid. Tead, ma mõtlengi, et minu negatiivne asi vist ongi olnud kogu aeg see nii-öelda tüli Märteniga nagu, seda tüli otseselt ju ei ole, ma ütlen, see toimus ju kõik seal Egiptuses ära peale seda, me oleme neid asju nagu rääkinud. Ma ütlen, see ikkagi nagu natukene kuidagi rõhub mul südames. Muidugi. Ja siis ma hakkan mõtlema nagu kõik olukordi, mis võib-olla on äkki see on ikka ka samamoodi olnud ja mingis, ma üritan neid kõiki meelde jätta, sest me läheme homme vaat sinna baariteraapia, ma tahan kõik ette lugeda ja ma tahan nagu, et see terapeut annaks mulle mingi ema-isa surma nimel, ta peab vanduma mulle, et Märten kunagi enam ei ole selline ja siis mul on fine. Aga sa ju tead, et ta ei vannu sulle. Aga ta peab. Ma annan teada sulle, mis ta ütles. Ta vai anna teada ja ma võin öelda, et minu kõrghetk oli ka see dinner sinuga, et see oli tõesti väga fun ja kuidagi lihtsalt nii chill ja võib-olla, et sina said hingelt öeldud mingid asjad, mis sul minu vastu on. Mul ei ole midagi su vastu. Et olid mõned tähelepanekud. Jah. Ja mina sain vastu öelda ja siis kuidagi saime edasi liikuda. Kuigi üks asi mulle tegelikult jäi hingele. No. See, et sa ütlesid, et ma seal Egiptuse reisil mingi närvihaige olin. See jäi mul seda ma olen terve nädal mõelnud. Nagu, mul oli nii fun dinner, aga siis ma hakkasingi mõtlema, vaata, ma ütlesin, et see ei olnud kogu aeg, vaata. Aga mul on nagu, ma saan aru, et nagu, siis ma mingi, et nüüd saingi aru, mis sa mõtlesid sellal, aga ma olengi kind of selline inimene, et vaata, mõned inimesed, kes mind nagu otseselt ei nagu nii palju minuga suhtlen, kellega ma olen nii vaba, nad on mingi, oh my god, Kristin, sa oled kogu aeg nii rõõmusas, et nii head tujuga. Kui on? Et on nii head tujuga, kas sa kunagi üldse õnnetu oled, vaata, siis ma olen mingi jaa, aga inimesed saa aru, et tegelikult ma olen full närvihaige. Ma lähen nagu väga, nagu mul on see, et mu süütekas on hästi lühike. Ja, aga sa oled seda öelnud mulle enne ka, aga lihtsalt ma mõtlesin, et see on nagu asi, mida öeldakse, vaata, ma olen närvihaige, vaata. Aga siis proovid temaga seal ringi liikuda, siis vend on nii kettas, kui keegi kõnnib aeglaselt. Ma vihkan, kui keegi uimerdab mulle ees, nagu mida sa peaks mind liikluses nägema. Ma kuulen, me mõnikord räägime telefonis. No võt on jah. Nagu selles mõttes, aga kuidagi ma tunnen, et see ongi mu release, vaata, et ma närvitsen kuskil liiklus sõiman, tere, sa uimerdad siin ees liigu, vaata, ma elan ennast seal välja ja siis ma muidu olen nagu chill. Have you tried meth? I haven't tried meth, aga selles suhtes, et ma muidu olengi chill inimene, aga lihtsalt mind ajab närvi, kui keegi uimerdamine, ma lähen ketta ja sellega mul on lühike süütene. Muidu ma kannatan väga palju asju välja. Vaata, kellega ma sõbranna olin aastaid. Ma kannatan väga palju asju välja, aga uimerdamist ma kannata ei väsi. Ja ma saan aru ja lihtsalt ja laias lastus mul ongi pohhu ja vaata, mul tekib nagu kohe siuke nagu pinge sisse, kui keegi ärritub mu kõrval. Ma arvan, et see on siuke mingi mu enda trigger. Vaata, mul on siuke tunne, et keegi nüüd minu peale pahane ja siis mul tekib kohe nagu siuke
imelik tunne. Jaa, siis ma tegelikult Leenuga rääkisin nagu mu sõbranna vaata Leen. Ma olin mingi, temaga minuga hästi palju reisil käinud ja siis ma nagu ei öelnud otseselt seda nagu meie olukorda, aga ma olin mingi, et kuuled, et vaata, kui me reisime hästi palju, et kas ma olen, et kas sul on ka nagu igaks juhuks, et ikka hakkad korraks mõtlema, et kas ma olen siis kõigiga mingi see, et kas kõigil on. Siis ta ütles, et aga õnneks ta on samasugune bitter bitch nagu mina vaata. Sa oled õpetanud mulle, mida ta on sulle õpetanud, kuidas trügida igal pool mingi. I could never. Ja, et siis on fine, aga ühesõnaga tegelikult kokkuvõttes meil oli hästi fun dinner ja saime nagu hästi räägida. Tegelikult oli tore ja mulle tõesti see, aga madal hetk, ma ei teagi, mulle vist nagu viskas nagu, vaata, kuna see vestlusõhtu ikkagi, see on nagu hästi palju, meil läks üks tiimiliige ära, kes tegi väga palju asju, pidi nagu tegema. Ja kas või need kingikotid, ma ütlen teile ausalt, mina ei tahtnud need kingikotti teha. Et nagu nad vippkohad, et kingikotid, bla. Ma ütlesin, ma ei viitsi neid kingikotti teha, nendega on kogu aeg mingi jama, küll keegi viriseb, et talle ei meeldi, mis seal kotis on, küll jääb puudu. Ja siis see alguse tiimi liige, kes oli, talle mingi, ei, teeme kingikotid, ma võtan kõik selle enda peale, kõik on minu peal. Kogu aeg lubas, et kõik on tema peal, siis ta lambist läks meie tiimist ära, leidis ennast kuskil kuradi välismaal, läks kuskil retriiti, oli järsku mingi uus inimene, mul oli aega selle vestlusõhtuga tegeleda. Fine aus, on ju. Aga nüüd see kõik pask, mis ta nagu lubas teha, mitte pask, vaid nagu kõik need ülesanded kukkusid minu õlule. Ehk siis mul oli nagu, ma tundsin, et mul on nii palju teha, ja siis mul mingi hetk tekkis nagu see, et ma lihtsalt viskan oma telefoni aknast välja, ma ei räägi mitte kellegiga. Aga siis läks 5 minti mööda, no ma olen see kiire närvi aeg, et ma olen ruttu närvi ja siis juba unustan ära, vaata, sellepärast ma ei mõtlegi selle peale. Siis ma läksin korra närvi ja siis ma olin see madal hetk, ma olin mingi, ma ei jaksa, ma ei viitsi nagu faks see kuradi inimene, kes ära läks ja siis tal jäi veel õigust üle, sorry, nagu ma tean, et see kõlab nii halvasti, ühesõnaga ta kirjutas mulle mingi, et tahad saada mulle vestlusõhtu pilet, on ju. Ma ütlesin, okei, ta lasi meid üle, aga ma saadan talle selle pileti. Kutse ühesõnaga. Ja siis saatis talle ära, siis kirjutab, kuule, saada mulle 2 kutset veel, et mu lapsehoidja tahtis ka. Ei, ma lubasin oma lapsehoidjale. Ma olen mingi, no mine siis pundist ära enne, kui sa kuradi ei ole asju lõpuni teinud ja ära luba siis pileteid, kui sa ei saa seda deliverida. Ja siis mul oligi mingid, nagu sel hetkel, kui ta küsis neid pileteid, oligi mul see hetk, et mul ei nii palju teha ja ma pean nagu pidi need suhtlused üle võtma ja siis ta oli lubanud mingeid asju kellegile ja sellele ja mina pean siis nüüd klattima neid, sest et ma ei tea, mida ta lubas. Ja siis ta, no 2 piletit veel, et ma lubasin oma lapsehoidjale. Kuule, eat shit and die su lapsehoidja, sorry, vaata. Oota, kas sa vastasid ka talle midagi? No sa tead mind, ma olin mingi, no me vaatame. Ma olin mingi, nagu ülejääv, ma ei ütle ju kellegi, aga sel hetkel vaata, et nagu ma olengi see, et ma närvitsin. Sa mõnikord ütled ka, sellepärast ma küsingi. Ma väga harva ütlen, aga ma olin sel hetkel mingi vaatab, et ma ei luba sulle midagi, et meil on ikkagi inimesed nagu rohkem nagu sponsorid, kes on meile kinki kotte andnud, et me saaks anda, on prioriteet, mitte sinu lapsehoidjate sõbranna. Sorry, meil on väga tugevad prioriteedid, näiteks Katrin Lustile läks kutsekirja. Jah. Mina mõtlesin, et miks mitte talle seda saata, et noh, nagu nii ju midagi sealt ilmub, miks saata spioon, kui võib ise kohale tulla nagu risti inimene. Me oleme väga confident meie shows, kuigi me kardame, aga me oleme väga confident. Nagu see on show on hea, ma ise kardan. Meie lihtsalt situme ennast täis, aga see on fine. Sest rahvast on palju. It's in a professional way. Jah. Meil on mustad püksid. Meil on mustad püksid. Ma lihtsalt panen seda, ma ei ole nii suure rahva ees olnud ja ma kardan seda, et meil on need suumikrid. Ma ei tohi lihtsalt midagi gaasilist juua, sest ma alati hakkan krooksuma laval, see on nii lappes ja ma kardan, et ma tulen. Aga ära joo siis lihtsalt midagi gaasilist. Mis sa muretsid? No seda ma teengi, üritan teha. Kardad, et keegi hoiab su kinni ja valab sulle. Muidu me oleme mingi mulli ja džintoonikuid on, siis ma saan lava. Me kained olema. No nüüd me olemegi kained. Ühesõnaga, et see oli mul mingi low hetk, et mul lihtsalt tundsin, et kuidagi nagu liiga palju asju on või mul on liiga palju kohustusi ja mis iganes ja siis mul nagu korra, aga kokkuvõttes it's worth it, see kõik on nii worth it ja tegelikult oli chill ja kõik on chill ja elu on chill nagu. Jah, ma ütlen, mul on ka täpselt samamoodi nende tõusude ja mõõnadega elus, et nagu kui on see nagu madal hetk, siis korraks on siuke tunne, kõik on läbi, ma ei taha midagi teha, oh my god, I'm dying. Ja siis 3 sekundit hiljem, tegelikult on nagu on. Everybody makes mistakes, elu läheb edasi. Ja täpselt, niimoodi tasubki elada, et nagu lase need mõõnad sisse ja siis fuck it ja läheb edasi. Ja siis tuleb uus mõõn. Sa oled jälle mingi, oh my god, I'm dying. It's fine. Igatahes, tegelikult see on päris lahe asja, hakkame seda tegema. Kuule, kõik rotivad meie podcasti kogu aeg, miks me siis võid ühte ideed võtta? Yeah. Kõik järsku, me tuli hea idee, loeme lugeja kirju. Ma ei tea, kust see idee tuli. Oh my god, uus podcast. Me loeme
kirju, aga teises võtmes mingi, no selles mõttes, et ega me ka ei ole mingi OG need, kes hakkasid kunagi kirju lugema, aga põhimõtteliselt jah, peale meid järsku kõik loevad kirju lambist. Mina arvan ka, et see on tore. Nii et hakkame need tõusud mõned tegema, need on chill. Räägime nutu sponsoritest ka, meil on juba 15 minti läinud meie jäppimisel, aga noh, teile meeldib nagu nii kuulata ju. Ja välja arvatud neile, kes on mingid trõmmitähed ja jäppid, lugegi kirju. Okei, Hitler, Adolf, nagu jäta rahule. Jäta rahule, selles mõttes, et aga mulle just sellist üks tüdruk ütles, et ta kuulab kõik, niimoodi, et ta avastas meie podcast 3 nädalat tagasi, ta kuulab absoluutselt hommikust öösel, jätab ka peale endal ja ta ütles, et ma kuulen isegi sponsori kohad kõik ära, ta ütles, et Afrodita lõhn on nagu, ma tean kõike selle kohta. Mis ta nimi on, tervitame? Maian Lomp. No, ma ei tea, kas sa perekonna nime pidid ütlema just. Aga... Ei, ta on suur staar Eestis muusik. Okay, aga kas ta tahab avalikult meie fänn olla? Muidugi tahab. Okei, siis meie tervitused sulle. Tšau, Maian. Anyways, aga siis Coolbet on meil peasponsor see hooaeg ja juba järgmises episoodis anname 1000 eurot ära, nii et aitäh Coolbetile. Ja praegu veel on märtsikuu, nii et siis praegu veel on ka neil see Rolexi kampaania, nii et minge vaadake need Coolbeti läheb. Ja viimane hetk siis kirju saata, sest et siis saate tonni. Siis loomulikult on meil Medironutška ja Medironist... Täna ma saan lõpuks kaasa võtta need. Saad küll, jah. Saad saru, ma täna just hommikul korjasin kuivatist asju välja ja see lõhn ja need puustsenturid. Kes kuulavad siis laundry sheets. Ja laundry sheets ja mingi scent boosters, süksed terakesed. No reaalselt to die for. Mulle ja lingid on kõik all videos. Ja lingid on kõik olemas, nii et mina soovitan neid kindlasti proovida. Nii mõnusa fresh lõhna jätavad, nii et jah. Magda Beauty, ma ei tea, kas siit on näha, aga ma räägin, et see hooaja alguses minust ma hakkasin seda XL Lashesi seda seerumit kasutama. Mu ripsmed on nii ilusad. Mina näen väga hästi siit Need on nii pikad. No vaata, kaamera on praegu kaugel, aga need on reast nii pikad, et ma ei ole enam kleepinud ripsmeid vist mingi kuid. Mina hakkasin ka seda kasutama peale seda, kui me tulime Egiptusest, sest mäletad, vaata, ma nokkisin seal oma ripsme pikendused ära ja ma ei tea, kas sa mäletad, mul oli siin nagu mingi full tühi auk, et nüüd mulle tundub, et sul on et see aitab täiega, et lihtsalt tuleb meeles hoida, et kasutada ja Magda Beauty's on praegu ka see kampaania, et kui sa ostad vähemalt 20 euro eest, siis automaatselt osaled siis loosis reis Itaaliasse. Seal on, tahaks täiega Itaaliasse minna. Lähme Itaaliasse. Sabi ju. Lähme see on pastat. Aga mis meid takistab tegelikult? Lähme peale vestlusõhtut. Teeme vähe mingi mina lähen peale vestlusõhtut Prahasse. Käi persse siis. 6-10. aprill, aga mai on mul täiesti reisivaba. Mingi väikse sutsaka võib kuhugi 3 päeva, easy breeze, 4 päevast pühapäevani. Ma luban, et ma ei närva ka nii palju, siis ma tahan sulle uut experience'i saada. Oh my god, Kristina 2.0. Aga ma just tellisingi Magdast sealt asju ka, et äkki me võidame. Kui me ei võida, siis skämm. Siis ostame. Kui ei võida, siis ostame ise reisi. Okay. Nii et igatahes Magda Beauty ja Solskot salajutud kehtib kas igal pool. Ulaks kaunitar, nagu ikka, Lelo, issand jumal, niimoodi huugab. Mul on praegu nagu niuke selline täiega lelotes vibe ja tead, ma üks päev siin sorteerisin meie postkastis, ma avastasin ühe kirja, mis oli meile saadetud reaalselt mingi aasta aega tagasi. Ma mõtlesin, las see jääda, aga mul kuidagi jäi see praegu meelde, et üks naine rääkis sellest, et tal oli ka meie soovitusi järgi ostnud endale Lelo, aga et tal on väga väike korter ja ta ütles, et tal on ilutubad kodus. Ma eeldan, et äkki ta on mingi ripsmetehnik või ma ei tea, midagi massöör, fuck knows. Ja siis ta mõtles, et tahaks nagu lelotada ja siis ta läks oma sinna ilutuppa, siis seal oli laud, ma eeldan, et ta on siis mingi ripsmetehnik. Ja siis oli seal oma lelotamist ära teinud, aga oli jätnud selle sinna teki alla ja siis, kui tal järgmine kord klient tuli, siis ta leidis selle Lelo sealt. Ja siis ta üritas seda kuidagi välja mängida niimoodi, et jah, ma tavaliselt panen salajutud podcasti tööle ja et nad kogu aeg räägivad, et siis ma meelega tellisin, et ma saaks nagu oma klientidele ka näidata seda. Oh my goodness, nii juba. I would die, sest et see on kasutatud. Nii et ostke, aga peitke pärast ära ka. Ja vahetage tekki, kui see klient on, nagu tuleb see nasty. I'm sorry, but it's nasty. Nagu hygiene 101. Ära jäta ma tussuvedelikega tekkis. Klient on. Ma ei tea, aga nagu Lelo hea reklaam. Jah. Igatahes ja Ulaks kaunitari siis, ja tead, mis mina
veel, mis, ma ei tea, kas sina saad ka, meile saadeti neid hästi hukisi Lelo, neid kondoome ka, ma ootan, et saaks kasutada. Ma just mõtlesin, et sa ütled, et sa kasutasid ja ma oleks kohe olnud, et kellega, sest mina ei ole neid kasutanud. Pole kasutanud, pole olnud, aga kohe, kui võimalus on, siis ma olen teada, kuidas need ekstra hukised kondoomid on. Kellega mina kondoomi kasutan? No ma ei tea, Märteniga äkki siis, või sul on spiraal vist? Jah. Solvunud kakkan kondoomi ei, aga mõtlesin, et Marta tuli ju spiraaliga, nii et just saying kohata. Topelt ei kärise. Peninuk ikka ja Peninukil on kas siis sooduskood salajutud ja Peninuki siis meil on Alexelasse teile väike üllatus ka Peninukiga, võime seda öelda. Oi, Alexelast tuleb üldse palju üllatusi, aga see tuleb äge üllatus. Nii et ühesõnaga ja just me käisin ju naistepäeva ajal ka Tartus nende uutes ruumides ja mega ilus on. Mega ilus, seal saaks teha mingit sünnipäev, tüdrukute õhtud, mis iganes, et see on hästi-hästi lahe näeb välja. No kuigi neil pole isegi valmis, nad ütlesid, et meil on veel siin nii palju lisada, aga praegu juba näeb mega epikke välja. Nii et mida me seal teha võiksime? Me võiks teha mingi private joomingu ja superfännidele. Superfänni kes tahaks mega plämmi juua. Teeks mingi aga keegi ei tohi siis charge'ida mingi, Molli on täis, Kristin on täis. Peaks mõtlema, peaks seal Peninuki ruumides midagi tegema. Seal on tõesti äge, mul on nagu väga või mingi kokteilikoolitus. Kuigi kokteilikoolitus, salajutud, mingi fun värk. Sest mina olin päris baarmen, mitte see teine, kes miks ma täna shadin teda nii palju. Räägin unesta täna teda, võib-olla selle pärast. Aga et ma päriselt olin baarmen ja mina ütlen, et ausalt, me praegu mõtleme seda siin jooksvalt, aga vaata, minul tuleb ka koju baarinurgake ja mina näiteks ei oska ühtegi kokteili teha. Ma alles sinu sünnipäeval õppisin, mis asi on Tom Collins ja see on fucking amazing drink. Nii, et nagu siukest baari basic jooki minagi isegi hea meelega. Okei, ma oskan džinni ja toonikut kokku valada, aga seal lõpeb ka minu... No aga teemegi siis salajuttude sellise... kokteilitamise. Ja teeme niimoodi, et see on nagu super VIP, et näiteks mingi 20 inimest sebime mingid kingikotid, et kõik saavad mingi luksuslikult asju ja siis mingid snäkid mõnus ja siis joome. Ülifan nagu private party meiega. Private party meiega. Tavai, mõtleme selle peale, sest et see ruum on päris lahe. Ben & Jerry'sel tuleb jäätise päev. Ja tasuta jäätist jagatakse Rocca al Mares. Ja see on siis, ei ole esimest aastat ja eelmine aasta jagati siis, kohe ütlen palju, ma ei jätnud seda meelde. Igatahes 8. aprillil 5-8 Rocca al Mare keskuse aatriumis 10 000 tasuta jäätist jagavad välja ja siis jäätist praegu süüa. Anna mulle mingi jäätis, jah? Ükskõik, aga mitte vegan praegu. Ma ei ole praegu vegan, tahaks nagu magusat. Daniel Levi esineb seal, siis DJ Brit Randma on seal ja siis veel on Daniel Levi ja Joshi erikontsert, saab teha selfisi Daniel seal nende Ben & Jerry'se fototaustal ja no ühesõnaga tore jäätise päev ja ma arvan, et ma isegi äkki Kelaniga lähen, Siim läheb ära. Oota, mitmendal see oli? 8. aprillil. No mind ei ole. Aga ma ütlen, et Kardo läheks lastega, siis lapsed saad tasuta ice cream'i. Ja et eelmine aasta tuli sinna kohale mingi rekordarv fänne, nii et ma arvan, et rahvast on seal meeletult, mina saan närvitseda sellele, tulge jäätist. Et tuleb tore, nii et Ben & Jerry's siis ka. Tegelikult päris äge on see, et firma oma fänne niimoodi nagu hoiab ja kostitab. Ja by the way, vaata, me rääksime sellest Bohemian Rhapsody. See on praegu Rimis 3.99 kuni märtsi lõpuni, 30 märts on 3.99, nii et kes tahab, siis saab proovida seda, see on päris hea. Ma jälle julge süüa, sest keegi... Ära söö mikrisse lihtsalt. Sorry, ma mingi elan. It's fine. Ja Kivilaine ja Teepäike. No Malju on põhiteepäike külast ja vaatan, et see Mari-Liis Kaer käib ka seal kogu aeg. Ma ise pole veel jõudnud, sest et mu see kinkekaart on siin praegu, aga ma lähen ka, ma tahan veits jumet saada, ma tunnen jälle, et ma olen halliks läinud veits, et mul ei ole seda ilusat jume enam ja mul hakkab see Egiptuse päike maha kuluma, nii ma pean minema nagu värskendama. Ja need Randko tooted ka siis on super head ja võin öelda, et salajuttude vestsuhtul on mõndadel siis ka need kingikottides ja need on, sa just rääkisid sellest maskist, et see tegi juuksed hästi. Rabarberi või mis on rhubarb? See on baobab oil.
hästi siuke mõnusa magusa. Baobabi õli, proteiini ja makaekstraktiga, et see on nagu hästi nagu niisuta. Ülipehmeks teeb juuksed. Ja, et ühesõnaga need Randko tooted on päris head ja need šampoone, just see kuuma kaitse, seda olen mina täiega kasutanud. Kellel on probleeme sellega, et vaata need flyaway'd tulevad ära, seda ma olen kasutanud mingi pool aastat rohkem isegi. Okay. Ja see on ülihea asi. Ta võiks, nii et kasutage sooduskoodi kas siis teepäikses või kivilaines sooduskoodis salajutud. Ja nüüd on 25 minti läinud ära. Lähme kirjade juurde. Aga järgmine episood saate rohkem kirju, nii et elu on selline, vaja rääkida. Mina tahaks alustada. Alustama sünnätis. Jätkulooga. Et vaata, see kiri, mis meile väga palju nälja pakkus, see, kus puhtuse friigid voodis, vaata. Ja. Ta on saatnud meile nüüd täpsustuse ja mina ütlen ausalt, ma armastan, kui inimesed saadavad meile täpsustusi. Jaa. Sest et nagu me tahame ka teada ju, mis edasi sai ja ma arvan, et ka teised kuulajad tahavad teinekord teada, mis edasi sai. Nii et mul on hea meel, et sina saatsid meile täpsustuse, sest et kes ei tea, siis see puhtuse friigid voodis rääkis siis sellest, kuidas see naine ütles, et iga kord, kui nad seksivad, siis see mees peale seda võtab ta kaksiraksi sülle ja viib pessu, et voodi ei läheks spermaseks. Aga me ei saanud nagu sellest aru, et miks ta sinna ronib kaksiraksi sülle. Aga alles siis, kui ma kodus Märtenile seda rääkisin, siis ta oli nagu järelikult ta ei võta nagu välja vaata. Ja siis sa oled nagu hoiad seda seal sees ja siis aga nagu selles suhtes me ei proovinud nagu dick inside, vaid me proovisime lihtsalt, et kas oleks üldse võimalik niimoodi püsti tõsta ja ma pean ütlema, et see mees peab ikka väga tugev olema, see naine peab väga kõhna olema, sest et sa ei tohi üldse nagu ühesõnaga. Okei, aga ma loen selle täpsustuskirja ette. Hei, ma olen ausalt natuke üllatunud, et te mind friikideks hindasite. Sorry. Päriselt oled üllatunud. Ma pean tunnistama, et olime friigid ka mu eksiga. Selle 7 aasta jooksul, kui koos olime, alati kui kodus asjatasime, läksime samal viisil pessu. Esimest korda uue mehega olles ei osanud ma seda imelikuks pidada. Küsisin nüüd temalt, miks see nii kujunenud on. Ta vastas, et ju sulle ei meeldi, kui linnad mustaks saavad. Ju siis minuga magamine tasub selle vannituppa vedamise vaeva ära. Meil on tekkinud komme, et kui tuleb igal juhul pessu minna, siis miks mitte juba läbi nussi pessu minna. Vastuseks, et miks ta ise minema läheb, kui mulle lelo annab. Vanni mahun ma mugavalt lamama ainult üksinda ja nii friigid me ei ole, et ta vanni kõrvale vaatama jääks ja muus asendis ma ei tuleks. Selle teemaga seoses tuli mul meelde, et mangot söön ma ka alati vannis enne pessu minekut, sest kooritud mangot süües saan alati selle kleepuma mahlaga kokku ja nagunii, kui kohe ennast ära pesen, ei pea selle pärast muretsema. PS, tänud jäetise eest kulub ära, seda kavatseme süüa väljaspool vanni. Ega miks sööge seda ka vannis, äkki läheb midagi kuskil maha vaata. Ma mõtlen, et kui messi saad, kui sa suudad mangot süüa niimoodi, et nagu, kas sa oled sorry, ma hakkan teda roostima jälle. Mina pean ka kahjuks seda tegema, sest ka selle kirja ma lugesin siis Märtenile ette ja siis Märten oli mingi, et ta tegi seda sama asja sees vannituppa esimese vennaga, kellega ta oli 7 aastat koos ja nüüd selle teise tüübiga. Ja pole kellegiga niimoodi. Ja et ta ei pea seda imelikuks. Aga kuidas see esimene kord juhtus? Nagu see tekitab mulle küsimuse, et okei, selle esimese kutiga. Ei liiguta. Jah. Ja sisse. Nii, sees ja nüüd Ops. Ja sahtlist võtta leloga kaasa, mina ei saanud. Ja nüüd ka välja. Nii perioodse ka välja. Too mul üks mango. Ja too mango. Ja mees on mingi, ei, see ei ole imelik. Sinuga seksimine on seda väärt. Ma ei tea, mis kuradi anaali ja fistingut see naine laseb endaga voodis teha, sest nagu ma ütlen, see ei ole suur asi. See ei ole tõesti, et sa ei palu nüüd mingi kuud ja taevast, et tassi mind vannituppa, aga ma ei saa nagu aru, et mille jaoks. Ma ei saa ka aru, jah, et nagu tõuske püsti. Sest vaata, nüüd ma sain nüüd sellest aru, et miks ta seda lelodele vanni viib, palju mugavam oleks ju nagu selles suhtes, et see mees võib ära saada, aga sa võid ju ikkagi mingi voodis tulakkuda või vabandust väljendusest, et nagu tee midagi või yeah. Vaata, mis sõna meile kasutasime, kui Andre kodus oli, minu juures oli näpukat tegema. Näppu panema vist on. Näppu panema. Näpukat. Näpukat ka saab. Oh my goodness. Et ühesõnaga, ta ei saa seda teha ju, sest et tal on vaja seda korki ette. Kui mees võtab oma
piipi välja, siis voolab ju kõik voodisse. Aga see voola ju kohe. Ma ei saa ka aru, Ma ei saa aru, mis sul, ma räägin, vagina on kaldu, et sul nagu läheb üle kohe. Mul on näiteks voodi kõrval salfakad. Nagu sa ju tunned, sa saad ju ära pühkida selles suhtes, et sa ei pea ju mingi nirisema jalatarkis sinna voodisse. See tuleb mingi liitri kaupa, et see on mingi, no tõesti, et no kruttu kork ette ja siis nagu ma ei kujuta ette. Ma ei saa, see on nii naljakas lihtsalt. I'm so sorry for roasting you, aga lihtsalt... Ise sa kirjutasid uuesti. Me oleme kirjutage uuesti, vaata, aga noh, selles mõttes, et see on nagu ta juba sai eelmine episood. Keegi kirjutas mulle ka, et kas te ei olnud nagu liiga kurjad, ma olin mingi, ei, me otsime ezt väga tagasi, et kui me oleks kahekesi olnud, see oleks brutal olnud. See oleks brutal. Ühesõnaga, selles suhtes minu point on see, jumala eest vaba maa tegelikult, kui sa tahate seda teha, siis tehke ja mind ei käsi keegi seda tegemast, lihtsalt see on funny ja kui te teete midagi naljakat ja siis jagate seda meile, siis sorry, meil on nagu ametikohustus natuke väike roast. For sure, sest et nagu asja eest saite. Ja tegelikult nagu... Kaua me lihtsalt saad veel? Ei tegelikult selles suhtes, et ei, aga tore. Mis ma üldse mõtlesin? Mul pole isegi mees, kellega sellist friiksust teha, vaata. Seepärast võib-olla ma olin salti jalling ja ma olin kade lihtsalt. Aga proovi, et kui järgmine kord nagu läheb asjaks, siis ütle, ei, võta välja. Ja veel esimesel korra. Oppa. See peab tulema esimene kord, ta peab kohe ära harjuma. Ja siis ma mõtlen, miks ta helistad mulle? Nutaksin podcasti. Nutaksin podcasti jälle. Ma ei saa aru, mis juhtus. Siis kirjeldad üks ühele, mida sa tegi. Anyways. No nii. Stringid Taara punktis, vol 2. Kuna mu eelmise kirja peale korraldasid mitmed podcasti kuulajad guugeldamisjahi, et tuvastada, kes ma olen, ning kirjutasid Messenger, et võiks veel midagi jagada, kui meenub, siis olge lahke, et Trauma Life vol 2. Kes see on? Ott, meie Otikene. Nii Otikene. Ta just käis mulle neid kardinaid mõõtmas ka, ta ütles ka, et vahepeal, kui ta läheb kuskile mõõtma, siis ta vaata. Ta tuleb homme mulle paigaldama kardinaid juba. Veab, mul on alles tellimusel. Lugu juhtus päris ammu, kui oma poiste emaga veel koos elasin. On alati olnud eeskujulik taarakoguja ning laisad sugulased minu ja poiste ema suguvõsest andsid enda taarakotti alati meile kaasa, kui külas käisime. Ühel mõnusal suveõhtul mõtlesime, et lööme kuuri puhtaks ja viime pudelit papi vastu. Mõeldud tehtud ja taarakonteineris me oma kuuri täiega kiirelt ka olime. Laome siis korda mööda kumbki pudelid oma kotist aparaati, kuni mingi hetk tõmbab elukaaslane enda kotist välja musta värvi stringid ja küsib, et mis kurat need on ja kelle omad, sest tema omad mitte. Mina mõtlesin esimese hooga, et teeb nalja mulle ja vastasin julgelt, et minu omad ka mitte, sest mul kõik punast värvi. Kuni sain klaasistunud pilgust, otsa eest, tukslevast veresoonest ja tõmblevast silmast aru, et siin naljast asi kaugel. Ja seal ma jälle olin. Kleepuv kilekott ühes käes, tühi pudel teises käes ning stringidega relvastatud kaaslane meetri kaugusel näkku hingeldamas vihast, nagu dinosaurusega kohtumine Jurassic Park filmis. Kus sa mõtled endamisi, et kui ma ei liiguta end ega pilguta silmi, siis äkki ta ei näe mind. Hui ka. Ja no mitte kunagi pole ju nii, et saad raus pudeleid laduda. Alati on kohe veel vähemalt 5 inimest putka juures ootel. Pluss see kuradi välissein on klaasist. Nii et kogu see ärts jõlitas silmad punnis peas läbi seina, kuidas mingi trussikutega blondiin kisandas oma mehe peale. Ma ei saanud kuhugi minna ka, saad sa aru, sest kuuritäis kotti oli seal ees veel virnas aparaati ladumata. Reaalselt ma mõtlesin, et poen sealt kuradi taara aparaadi pudeli august ruumi ja jooksen minema, aga nii palju libestit pole isegi eppkärsinil, et mind saad läbi pressida. Igatahes peale umbes 10-minutilist karjumise ja kuulamist hakkas hirmust tarretunud veri mojus jälle voolama ning matsu jagades, et kõik tarakotid pole ju meie, selgus, et see kannikanöör oli ta enda sugulase oma. Lühidalt oli tore õhtu, mu juuksi piirkolis tol armsal päeval mitu sentimeetrit kukla poole ja taarak käi nüüd ainult üksi viimas, aga mitte sama putka juures, sest kardan, et keegi tunneb mind ära. Ma räägin, ta on nii funny lihtsalt. Mind lihtsalt huvitab, et kuidas... Et noh, okei, ma saan aru, kuidas võivad stringid kotti sattuda. Ma ei tea, mingi lapsed... Kule mõndadel on taskus kogemata. Mis iganes kuidagi satub. Aga ma ei saaks sellest aru, aga kuidas see näitab, et midagi, et sa petnud mind või nagu, et... No jah, pole sinu omad ja kus... No jaa, aga alguses sa mõtled, et see on sinu kodust tulnud, pole minu oma, on ju. Et sa esimese hooga ei mõtle, et need on mu sugulaste omad ka, mis iganes, on ju. Võib olla, vaata. Aga noh, kuule, mulle kunagi oli niimoodi, et kui ma väike olin,
siis mu ema sai mu nagu isa kasuisaine sätendas nagu, tal oli nagu glitter oli peal, vaata. Ema oli nii kettast sõimas, et kurat, sa käisid litsides, ma tean, vaata, mis glitter sul on, mul ei ole glitter. Nagu hull tüli käis, on ju. Ja siis pärast tuli välja, et vaata, jõulud olid siis jõulu selle, tead küll need, mis on kard. Selle glitter oli see, et ma kasvu selle 6 keetinud. Muuseas, kui ma olin selle Kiila tondiga koos, siis ta ka kogu aeg näos mingi paar üksikut glitterit ja see ei olnud nagu üks kord, see oli terve aeg, kui ma teadsin, aeg-ajalt tal näos glitterdas. Aga tema puhul ma ei tea, ma ei usu, et see jõulukord oli. Samas nagu, ma mõtlesin kogu aeg, et aga kes see glitterdaks? Nagu kui palju sul on asju, mis glitterdavad? Ei ole, aga just mul sõbranna pani mulle nüüd keha spreid ja seal oli glitterit. Aga see oli nagu suured glitteritükid nagu... Äkki pani mingit luuaga, kellel olid silma peal need suured. Laovärvis võib-olla. See on nagu, aga muidu need keha peal ei. Ma ei tea, igatahes. Ärge petke oma kaaslasi. Jah, ei ole ju nii raske. Pole vaja. Nii, aga ma võtan kohe järjekordse mehe kirja ette. Tere, Preilinad! Olete siin ette lugenud ja rääkinud ilusatest noortest lapsehoidjatest, kellele pereisad nagu kutsikad järgi jooksevad endal taltripakil. Aga endalgi varnast võtta sarnane olukord mehe vaatevinklist. Juhtus nii, et elasin tol ajal mingit kaksikelu. Endise naisega olid lahutusasjad pooleli. Olidki ühised lapsed, mis tõttu oli protsess raskendatud. Sel hetkel armukese staatuses olnud naisega rajasime oma kodu, kuid olles hõivatud töö, pere ja muude segavate faktoritega, ei saanud nii palju ehitusse ja maja ülalpidamisse panustada. Maja asus linnast väljas ja siis hakkaski armuke rääkima, et kui mind kodus pole, vajaks ta ikkagi mehe käsi, kes puid lõhuks ja tassiks, vett tooks ja nii edasi. Mina sinisilmsena mõtlesin, et väga hea mõte, ega naine tõesti ei jaksa ja peagi selliste asjade tegelema. Ning siis oleks ka sellel vähesel ajal, mis teineteise jaoks jääb, võimalik ka rohkem koos olla, kui et tööd rassida. Mingi et naine siis ütleb, et leidis härrasmehe, kes tundub asjalik. Ega mina ei teadnud, kust või kuidas ta selle mehe leidis. Minu asi oli lihtsalt sulasele nädalas korra palka maksta. Elamine toitlustus toimus meie juures, sest maja asus siiski eraldatult väikses külas. Nagu mainisin, siis töö ja muu elu tõttu käisin armukese juures nädalavahetusteti. Üks nädal sain aga varem asjadega ühele poole ning nagu ikka sellistes olukordades mõtlesin ka mina, et teen naisele toreda üllatuse. Võtsin siis jalad selga ja kimasin juba kolmapäeval armukese poole. Kohal jõudes vaatan, õu on tühi, majas ka kedagi ei paistnud. Natuke õikasin nagu kägu, kuku. Märkasin, et saunas korsten suitseb, järelikult ehk seal keegi. Teen siis eesruumi ukse lahti ja abadi ats. Leiliruumi võnked olid tugevamad kui 2010 aastat Siili Maaverin. Ega ma seal kauem viibida tahtnudki. Tegin sääred ja selle naisega lõpetasin ka igasuguse suhtluse. Hiljem sain veel teada, et selle galantse härrase leidis ta Tinderist meile tööle. Peaks ka vist oma CV Tinderisse üles laadima. Edu teile igal rindel. Mõtleta, kui sa maksid oma armukesele. Ja nagu, aga vaata, tavaliselt me ütleme, et the audacity of men, aga the audacity of that woman, et sa kõigepealt napsad endale, basically, ta on lahutamas, aga see on abielumees, siis saad mingi, sa pead siin maja peal toimetama ja tegema, sest et ma ei usu, et ta enne elas seal majas, muidu ta poleks ju ennegi hakkama saanud. Et see mees provide'is talle siis mingi maja ja siis ta ütleb, et aga nüüd hakkasin toimetama, mees toimetas, aga vähe oli, siis ta mingi aga nüüd palka mulle sulane. Ära küsi, kust ta tuleb. Aga see on... Elab sees ka veel, see tundub nagu eriti. Vaata, see ongi see, et vaata, sõltub milline see sulane välja näeb, vaata. Kui ta elab veel see sees, et see on mees. Jaa, ei kindlasti. Ja kui see ongi mingi noor ilus kutt ja siis sa jätad oma naist terveks nädalaks üksinda ja käid nädalavahetuseti põhimõtteliselt nussimas, teda on ju. Loogi, et tal seal hakkab igav ja mingi teisipäeval tead klaasi veini ja nii see läheb, vaat. Mitte, et ma seda naist õigustaks, petmine nagu no ja, go. Ega aru saadav, et muidugi läheb, sest et te suhtlete palju, kui ta ütleb, et puid vaja tuua, vett vaja tuua. Ikka oled, Kalleke, too vett, Kalle, too puid. Ja siis ta toobki ja siis saadki mingi... Kalle, ma ei saa seda purki lahti. Kalle, mul torud tilguvad. Ma ei tea ja siis... Kalle, mul torud kuivavad. Aga samas, kui ta Tinderist otsis, siis olgem ausad, see oli tal plaan 1. For sure. Ja mõtle, leiad mingi kuti ja siis räägid selle teise kuti ka veel ära, et kuule, et sa võid minukale kolida. Armuke maksab sulle raha ka veel. Ära lihtsalt suhte temaga. Ja ära ütle mitte midagi. Mentigi ülekaid lihtsalt. Ja. Nii haige.
no sulle, oota, aga tahaks lisa, et mis teil siis selle eksnaisega sai lahutatud ilusti? Ma oleks vist nii traumatized, et ma oleks tagasi oma eksnaise, vahet ei ole, parem oma sitt kui kellegi teise. Miks sa peale KT-d siis tagasi Kardo juurde ei läinud? No what? Ma ei olnud piisavalt traumatized. I need more, I can take more. Tead, ma arvan, et siis sa oleks Kardo juurde tagasi, kui Märten su rahast tühjaks teeks, vaat see oleks nii suur pauk. I would never financially recover from this. Siis me saaks öelda kõik, we told you so, aga et sa ei saaks olla nii üllatunud ka, aga saaksid olla kurb ja minna Kardo juurde tagasi. Jah, aga selles suhtes, et see, et Kardol on oma naine ja kellega ta elab õnnelikku, see ei puuduta mind üldse. I'm back, honey! Don't ask me questions. Minu hästi nende baby-lääridega on ka TikTokis need, et usu mind, et kui sa tahad oma baby juurde, tädi juurde tagasi minna, küll ta võtab sind, vaata. Ei tea. Sa arvad, et Kardo ei võtaks? Ma arvan, et ei võtaks ja ma tean mitmeid kordi, kus ei võeta, päriselt. Ei, muidugi ei võeta, aga... Mis kuradi informatsiooni sul on? Ei ole midagi. Ma tegin nalja, palju õnne tegelikult siin nõmen, et tal on uues suhtes. Muidugi, nad on nii ammu koos. Ja. Ma just eile vaatasin Kardo Instagramis, neil on ilusad pildid ka koos, nii et cute couple. Nii, lugu sellest, kuidas leidsin 2 päeva hiljem kadunud kondoomi üles. Olin nüüdseks eks-Peikaga vahekorras ja poole seksi pealt andis mees märku, et kondoom on ära tulnud. Tekkis kerge paanika, et kuhu ta kaduda sai, minu sisse. Ma ei tea, kuid üsna kiiresti ütles mees, et see on ikka põrandal. Mis seal ikka? Uus peale ja laseme edasi. Läks 2 päeva mööda, kui 5. korruselt alla kõndides iga treppi astmega tundsin, et miski minu sees justkui välja voolab. See tunne oli nii veider, et pissin käes seal samas trepikohas püksi, haarasin millestki kinni ja imet, see oli mis minu seest välja venis. Kondoom, mis kadunud oli. Kohe meenus mulle, kuidas mees sõnulda selle siiski põrandat leidis. Jah, nüüd mõtlema hakates tõesti, kuidas sai poole seksi poolt kondoom peenis otsast põrandale saada. Mehelt pärides, miks ta valetas, sain vastuseks, et ta julgenud öelda, et kondoom tegelikult siiski kadunud oli. Ja siis ta käis... Mehel oli lihtsalt nii kiire edasi panna, ta teab, et see on seal sees, ta ei viitsinud, ta oli nagu nii close. Aga see, et see niimoodi välja voola, saada mõndadel on ju see, et see jääbki sinna nagu... Keha ikkagi lükkab selle mingi hetk välja. Ma arvan, see on nii kerge ja libe asi. Seda küll, jah. Et sul ju endal seal ka päris Saharades, et ei ole, et kuskil kinni kuivaks sinna, et mingi et lupsab välja, aga nästi mingi ütle siis 2 päeva mingi... Ütle pärastki, et kuule, et ma ei näed seda põrandal. Et või no, sa ei pea ütlema, et sa valetasid. Ütle, et kuule, ma ikka ei näed seda siin põrandal. Ei, see oli midagi muud, see oli mu sokk. See oli mu suur põlvik. Oh my god. Aga jah, men. Rõve. No nii, äpardus seksiga. See meile meeldib. Tere, Mallu ja Kristina. Olen pikalt mõelnud, et tahaks ka kirjutada ja viimase episoodiga sai selgeks, et see on just minu salajutt. Tõele au andes pole kellegile ennem neid asju rääkinud. Nii et äpardused seksiga. On juhtunud erinevaid olukordi, kus suure rahmeldamise juures on huul verine või on nina nii valus suurest obadusest peaga näkku. Mis teil toimub? Põlved marraskil kareda diivani või vaiba peal on pigem selline lihtsam nähtus. Kord mäletan ka juhust, kus uues kodus alles kokku pandud voodis asjatades voodil alad alt kadusid ja me kaaslasega madratsiga keskel maas olime. Mina innukas nagu ma olen, porgand paljalt kargasin püsti ja haarasin akutrelli. Ei ole midagi, teeme kohe korda. Saigi voodi korda tehtud ja asi jätkus. Aga nüüd siis kõige ebamkavam äpardus. Uue kaaslasega seksisime nagu nugised päevas mitu korda. Ma ei tea, kuidas teistel on või äkki ainult minu eripära. Kui algul ikka päevas mitu korda, siis alt on kõik hell ja tasakaal läheb paigast. Eks uus partner mängis ka rolli sellest. Tänu sellele tekkis tugevam voolus ja abi saamiseks käisin ära naistearsti juures ja öeldi, et ma pean ostma vagiseni kreemi. Mõeldud tehtud, läksin ostsin ära ja kukkusin kreemitama. Peikad mõned 3-4 päeva ka ei näinud ja kui uuesti asjatamiseks läks, oli tutt ka juba enam-vähem korras. Aga kreemitasin too sama päev ikkagi. Seksisime peiksiga ja mingi hetk tunnen, et kuidagi jube veider tunne. Jätsime asja miski pärast katki, läksin vanni tuppa, kus tunne läks iga hetkega aina veidramaks seal all. Ja vaadates avastasin, et mul on suurest rapsimisest ja kreemist tekkinud allergiline reaktsioon. Mu sisemised häpemokad olid paistes, nagu for real. See oli jube. Need olid reaalselt sellised 1-2 sentimeetri paksused ja kordades suuremad. Kui muidu neid väga näha ei ole, siis see päev jäi kõik muu seal allpool nende varju. Uue kaasa sees veidi mark ka, et kuidas ma lähen ja ütlen, et lugu selline, et ma täitsa paistes sealt alt.
Hoopis asjatasin vannitoas natuke kauem, et ka teine maha rahuneks, et ta uuesti mürada ei tahaks. Panin siis ennast riidesse ja jumal hoidku, tunne oli täpselt selline, nagu oleks midagi veel püksis. Huvitav, kas mehed nii tunnevadki. Ei saanud istuda ega astuda ja vaadata oli veel hullem. Mu tutt pole nagu l-l, pisike kriips, aga tavaline Eesti keskmine ja pigem pisemapoolne, ma julgeks öelda. Too päev koos selle paistetusega nägi see välja, nagu oleks 3 korda suurem ja omi lausa 6. Istusin aga vaikselt tiivelile, ei julgenud hingatagi, äkki läheb rohkem paiste. Peigisiga õhtul magama minnes olid ka püksikud ilusti jalas ja kätt püksi ka ei lasknud panna. Äkki isegi rääkisin, et kõik on hell. Järgmine päev sain allergia rohtu ja paistetus läks ära. Ei teagi, mis anomaalia see oli, aga kreemi enam ei julge proovida isegi nussita. B-s ausalt ma ei teagi, kas kreemitades oleks pidanud voodi rõõmudest hoiduma, kallid naised nii igatahes ei soovita. Ei nussita ega ka ilma. No ei, ma mõistan küll, vaata ongi, kui sa just oled suhtesse läinud, siis ongi see, et olete nagu nugised hommikust õhtuni, et see on täiesti aus. Muidugi. Aga ja niimoodi mul vist küll kunagi ei ole olnud. Ei, mul ka ei ole olnud, aga ma lihtsalt mõtlen, et ma vist ütleks ikkagi. Ja, et nagu please leave my vagina alone. Yeah. I need. Kellalina on viimasel see, et kui ta ei taha midagi, siis ta ütleb no. Risti ka. Risti, see näppudega, ma ei tea, lambist üks päev hakkas risti tegema. Siis teed ka niimoodi. Yeah. No. I have a penis. Et jah. Aga ma kujutan ette seda paistesolekut, peale sünnitust oli ka kõik kuidagi siuke nästi ja paistes, et ei kutsu eriti küll tantsule. Ei kutsu tantsule. Nii, ma võtan siit järgmise kirja. Minu keha on minu vaenlane. Hei, armastan teie podcasti ja olete alati ägedad piffid. Mul on olnud 2 tõsisemat suhet. Mõlemad on olnud pikaajalised ning alguses on olnud kõik imeline. Kahjuks on aga mõlemal korral jäänud takistuseks minu keha. Ma ei ole paks ega pole ka kokku kuivanud rosin. Olen keskmise kehaehitusega täiesti tavaline naine. Mõlemas suhtes võtsin võib-olla juurde umbes 5-10 kilo ning eeldasin, et see on see happy relationship weight. Esimeses suhtes ütles mulle mees otse, et olen paks ja kui selitasin talle, et mitte keegi teine nii ei arva, siis see on vastuseks, et nad näevad ainult koorekihti, mida iganes see ka ei tähendaks. Peale seda algas minu söömise piiramine ning kui näiteks kinos käisime, siis pidin küsima, kas võin popcorni süüa. No fucked up, jätsin trolli maha, seks polnud ka nii hea. Peale seda tekkis mul anoreksia ning käisin ka pikalt psühholoogi juures. Teine suhe oli samasugune. Märkasin, et mees ei taha minuga enam seksida ning kui küsisin selle kohta, ütles ta mulle otse, et minu keha pole tema jaoks enam atraktiivne, kuid minu iseloom on imeline. See suhe jätkus, kuid lõppes varsti peale seda. Nüüd võitlen hirmudega, et kui peaks tekkima uus kaaslane, siis juhtub sama. Samuti võitlen jälle anoreksiaga ja tunnen ennast nagu hunnik sitta. Minult on võetud minu naiselikkus ja enesekindlus ja oskagi midagi peale hakata, sest hirmud on saanud minu üle võitu. Olete armsad. No esiteks need mehed on debiilikud. Täiesti debiilikud. Ja teiseks ongi nagu see, et minu see happy relationship weight on nagu, see on kerge tulema, sest et kui sa oled õnnelik, kes te sööte koos ja ma räägin, et minu nipp oli see, nagu ma räägin, ma Siimuga võtsin nii räigelt juurde, sest et Siim võib süüa nagu ta tahab ja ta ei võta juurde, aga mina ei saa süüa niimoodi, aga siis ma olin nii happy ja mul oli nagu, olin nagu lihtsalt õnnelik kuidagi ja siis sõimegi koos kohe ja siis järsku mina võtsin juurde, aga tema ei võtnud juurde ja siis mina olin see kuradi peeg, aga Siim kunagi nagu ei öelnud mulle või ma kunagi ei tundnud ennast nagu pahasti tema sõnade järgi, aga lihtsalt ise mingi hetk ma vaatasin, et mu nägu on nii paistes, aga nagu selles mõttes, et siis ma jään veel rasedaks ja niimoodi ja siis kui sa rasedaks jääd, siis su keha muutub, et sul ei olegi selliseid mehi enda ellu vaja, kes või endaga suhtes, mõtle, kui sa lähed rasedaks, jääd rasedaks ja siis ta ütleb sulle ja mingi, et issand, ma ei taha sinuga seksida või mingi peale sünnitamist või mis iganes, et ikka vaata, sul natuke jääb seda, no kõigile jääb mõni kordi kohe on tagasi, on ju, aga lihtsalt kuidagi see, et ja, et lahti said nendest meestest, et kindlasti näitasid kohe ära, mis värdid nad on, et pigem sa jäänud rasedaks, siis nad ütlevad seda. Aga no ma kujutan ette, kui vastik võib olla, et kui keegi ütleb mingi, et ma ei taha suga enam seksida, nagu ma ütlen, my props, et sa üldse elus oled, sest et mul oleks 10 korda rohkem asja kui anoreksia, mul oleks nagu crippling depression ja kõik. Ei nagu tõesti, vaata, ma vaatan kohe su pilti ka. Hakkad kohe pilti vaatama? No ma vaatan siin, selles on. Okei, mida lihtsalt väga skinny, millest nagu
Jaa, ei, see ei ole isegi see, et nagu voluptuous või midagi, sa oled skinny as F, keegi peaks sulle ever ütlema, et sa oled paks. See on vaimselt haige. Reaalselt. Isegi, ühesõnaga, mina olen skinny. Sina oled extra skinny. Nagu mina olen skinny legend ja sina oled extra skinny legend. Nii et nagu, mul on hea lihtne öelda, et ära pane seda anoreksiat tähele, et saa üle sellest. Aga nagu reaalselt lihtsalt ma tean seda toitumisest, mul on endal ka ju on 100 erinevat toitumised, minul oli bulimia, vaata. Ma ei suuda ennast näljutada, ma pigem söön ja mul oli see, et ma have to eat, aga siis ma ketsin välja. Mis ei ole hea, see oli halb ja ma sain sellest üle. Vahepeal arva on see, et kui ma olen üle saanud, aga see ei ole anoreksia, et ma lihtsalt sõin liiga palju. Mul on mingi teema nuudlitega, et ma ketin need kogu aeg välja. Nagu meelega või? Ei, mitte meelega, vaid lihtsalt ma söön kõhu täis, siis seda vedelikku nuudlit on nii palju ja siis ma tunnen süda paes, ma ketin. Ma ei tea, sellepärast ma nuudleid väga ei söö, vaata. No kiirnuudleid on ja siis ma klappas. Okay, miks ma overshare'in? Ma ei tea, miks ma räägin nii palju endast. Anyways, et ma tean seda toitu. Mis veel okse läheb? Et ma tean, et kui ma liiga palju tekiilat on, et see toitumine on hästi keeruline ja see on kõik see mindset ja nii, aga saa üle. Mina arvan ka, et kui sa ise ei saa üle, siis tegelikult selle jaoks on ju täitsa eraldi arstid, kes aitavad sind sellega. Ja kui sa oled nagu tervenemise poole teel, siis ära lase mingisugusel mehel endale elu sees hakata mingit sitta ajama. Tea, mis mul aitas või? Et isegi siis, kui ma kaalusin 30 kilo rohkem, kui ma praegu kaalusin, tead, kuidas ma olin kogu aeg nii confident. Kõik ütlevad, kuidas ma nii confident olen. Et tead, mis päris, et ma ise pannud seda tähele, aga tead, mis ma teen? Ma olen kodus alasti kogu aeg. Ma olen kogu aeg naked. Ja siis, kui sa oled kogu aeg naked ja sa tahad ennast peeglist, siis see kuidagi tekitab seda enesekindlust. Nagu ma räägin, et ma olingi mingi liiga enesekindel, et ma ei pannud tähele, et ma olen väga palju juurde võtnud, aga kui sa kogu aeg nagu okei, sõltub, kuidas sa kellega sa elad, aga kui sa oled nagu naked, siis sa aitab, kas või pesu väel. Ei, no mitte päris nii on ju, aga noh, ütleme, kui sa jääd üksi ja nagu, no minu naabrid on vist ju kõike näid mu kehosi, aga... Sulle tõesti, Kristjanile väga meeldib paljas olla. Nagu alati, kui me reisil ka käime, nagu sa pilgutad silma, Kristjan on pannud ennast full nuud ja kõige mu lemmikos on see, et vend on paljas, siis ka ära vaata mind paljas. Ise seisab meie voodid on legit kõrvuti, pole kuhugi mujale vaadata. Ma ei tea, jah, mulle meeldib naked olla, ma reaalselt nagu selles mõttes, või nagu kuidagi sealt ma see enesekindlus, et olge kas see okei, ärge siis full mingi tehke mind, on ju, aga pesu väel kasvõi ja see ka juba nagu aitab. Et aga mis sulle ei meeldi, mu alast ei oleks. Mulle meeldis, ma ei saanudki aru, mis see karjud mu peale. Vaata siis ja naudi. Shut up and enjoy. Täpselt. Nii, võtame ära Siire. Nii, uus lugu, Kõvernuku. Tere. Aiast üleronimise lugu läks lähirindkonnale nii peale, et meenutan veel ühte varasemast elust või pigem annan teemat arutamiseks. Lugu lühike. Tutvusime peol, käisime teitidel paar korda ja jõudsime seksini. Muidu kõik eelmäng oli tore, aga kui tema erektsiooniga riistvara nägin, olin pehmelt öeldes üllatunud. Mehel oli nuku täitsa kõver. Mitte viltu ühele poole või teisele poole, vaid peenis oli kõva ja täiesti kongus nagu vihmavarju otsa alla poole. Ma isegi ei teadnud, kuidas füüsiliselt sellele läheneda, sest ei julgenud seda ka painutada. Seksisime nii, et olin tal peal, aga väga keeruline oli. Peale seda ausalt öeldes kadus minu jaoks tõmme ära ja pean tunnistama, et see mängis suurt rolli. Me polnud veel nii lähedased ka, et ma jubedat hakkaks uurima või tema enesekindlust õõnestama. Kuna ei olnud sellise varustusega varem kokku puutunud, siis kartsin, et tal on mingi trauma olnud või deformeerunud mingist haigusest. Mõistagi käisin kuukese pärast ka kontrollis, kõik oli minul korras. Mida teeksite teie sellises olukorras, Mallukas, Kristina ja teised kaaskuulajad? Kas valutaksite kummalisi künkaid edasi või jätkaksite sirgemate teede otsinguid? No ma jätkaks sirgemate teede otsinguid. Ma ei ole isegi, nagu ma olen kuulnud, et peenised võivad olla nagu kõverad mingis suunas, no natukene, mis see loogiline, inimesed on erinevad, aga niimoodi, et see on nagu vihmavarju, nagu see tundub küll nagu mingi... See tundub päris, no jah, ja mina kindlasti jätkaksin lihtsalt praegu at this point, ma olen nii kaua kuival olnud, et sa võtaksid selle. Ja no mõtlen, ma olen nii kaua kuivanud lõppu, sest et mitte sellepärast, et mul oleks variante, on ju, aga lihtsalt ma ei taha iga suvalisega seksida, on ju. Ma tahan ikka, et mul oleks veits connectionid.
ja nüüd mõtle, siis lõpuks saad selle connection, mida on väga raske leida ja siis sa oled, täna saab nussi. Ja siis turnid seal selle vihma ja siis üritad seal ja siis ei tea, kas võib seda võiks painutada sirgemaks või vaata seda vibe on ju. Küsiks, et mis see vibes on või how is this gonna work? Või ma ei saa ise aru, et nagu kui mina oleksin mees, kellel on abnormal penis, siis kas ei oleks viisakas nagu juhendada siis naist, et kuule, et mul on siuke ebard olukord siin, et ligineda saad 60 kraadi suunas kuidagi nagu, ma ei tea, anna juhised või painuta ise oma mingid. Või siis ma ei tahaks tegelikult siukest asja. Ütle nagu mingi, mis poosis vaata. Või ütle enne ära, ütle enne, kui sul connection tekib, et tead, kuule, mul on püksis nagu väga lapes seis. Nii, siis ma küsin, okei, mis seis sul on, see mingi Läheme koju, ma näitan. Siis ta konksus, nagu konksus on konksus. Võtaks näita pilti. Ma ei tule enne kuhugi. Ja mäletad, kui mina ütlesin kunagi, et tuleb küsisid. Et tuleb küsisid. Ja siis ma naersin. Jah. Ja kas ma küsisin või mõtlesin, ma tahan küsida? Ei, sa küsisid ja et sa tahad küsida. Kelledki olid küsisid? Nagu naljaga purjuspeaga vist. Okay. Aga ma ei mäleta. Aga võib-olla, igas naljas on tükkiga tõtkad. Ja nüüd tuleb välja, et there's a reason. There's a reason. Sest et mingisugused vihmavarju konksud käivad mööda Eestit ringi. Püksis peidavad, me ei tea midagi. Me ei tea tõesti midagi. Aga kumb on parem, kas vihmavarju konks või mikropeenis? Ma ei tea, nagu ühest küljest tahaks öelda, et siis vihmavarju peenis, siis seal vähemalt on midagi. Aga nagu kuidas sa see voldi seda kokku ja lükka sisse endale? Nagu ma ei tea, see on nii nästi kuidagi. We need more answers. We need better Teeme penises. story. Kellel oli vihmavarju nokku? Palun kirjuta meid. Palun saada pilt. Me võime sulle anda üllatusauhinne. Jah. Anname sulle selle tonni. Me anname sulle ruttu kirjutama. Sest et me otsustame, kellele 1000 euro läheb. Nii et saatke meil oma kõvera peenise pilti. Issan juhale, ärge saatke. Pärast on postkast. Meil on mingi postkast täis. Minigi praegu vabatahtlikest on postkast nii täis, et kui me pildide lahel tuled, siis kirjadele ei jõua. Kirju polegi ainult, on vabatahtlik. Lõpuks läheb sassi, siis on jube palju. Aga sul on vaja vabatahtlik. Aga with a connection. With a connection. Küll ma leian, I'm working on it. I'm literally working on it. Ja ma nägin unes, et su pulmi ära, ma olin nii sad, täiesti pekkis. Ma reaalselt mega sad. Sa ütlesid, et sa nägid Brigittet unes ju. Ma nägin teda ka, mul oli täna crazy night. Ma nägin teda unes, et ta tahtis muga ära leppida, vaatast, kuna ta tegi mingi story, et kes läheb tema podcasti, et keegi, kellega ta tülis on, siis mul järsku postkast oli täis. Kas sina lähed tema podcasti? Ma ütlesin kindlasti mitte. Mina arvan, et Marju Karin läheb ta podcasti. Ma arvan ka, et sest et ta pani selle screen'i vaata ja Marju Karinile meeldib 3 punkti panna iga lause järgi. Ja Marju Karin tundub siuke ka, kes ütleks pohhu, ma tulen vaata. Ja, mina ei lähe, ma ei tea. Mulle ka kirjutati, küsiti, kas et sina, ma mõtlesin, ma rather võtaks tuli kuuma laavakivi ja istuks endale selle, kui läheks Brigitte Susanne. Ei no mul on lihtsalt see, et mis ma lähen sinna, et röögib mu peale terve aeg. Ma vaatasin seda emaga episoodi natukene, tegelikult ma vaatasin kõik episoodi ära, aga ma panin taustaks, kui ma hommikul meikisin ja ma vaatasin ära ja minu eest kutsub ema podcasti, ema rääkida ei lase väga, on ju, ja siis põhimõtteliselt terve aeg röögib lihtsalt seal. Ma mingi, et okei, et mida ma seda röökimist saad? Mina ei tahtnud ennast isegi närve ajada, sest et ma kuulsin ka seda, et ta röögib ja Andro ütles ka, et ta vist luges kokku, et ta küsis kogu aeg ema käest küsimusi, aga vastata lasi 2 või. Et no, mis ma ikka lähen sinna, et see ei anna mulle midagi, aga... Mitte, et sind kutsutud ka. Mis ma ikka lähen? Ise nii uhkes. Ei, ma ei hakka minema. Ei, ma just näen, mis ma ikka lähen sinna. Aga ei, no ma räägin, ega mul on vaata, nüüd ma ei ole nii kaua suhenud ka, et mul ei ole ta vastu mingit viha otseselt. Mul on see, et ma ei tea temast mitte midagi. Ma vahepeal nagu nägin ta mingi konto pealt neid mingeid asju, kui inimesed saatsid, aga praegu nagu I don't care. Ma ei vaata, ma ei tea mitte midagi temast, nii et ma ei tea. Tehku, mis tahab. Anyways. Jagame auhindu. Võtan ühe loo veel. Lihtsalt sellepärast, et me nii kaua jäppisime algus saate lisaloo praegu, et ja me ta ühte virisevat kommentaariga näha, et nii palju räägite enda elust. Nii võõrad suled. Tere, ma hingul ennast võõraste sulgedega ja räägin teile ühe
minu meelest naljaka loo, kuidas mu sõbranna armukesega peaaegu vahele jäi. Nimetageme neid Kelliks ja Anderoks. Neil oli selline suht tavaline armukese suhe. Kohtuti lühiajaliselt enamasti tööpäeva õhtutel, seksiti peamiselt autos ja nii edasi. Ühel kenal nädalavahetusel kutsus meest oma koju külla, sest naine oli läinud jalgrattaga sõbranna juurde veinitama. Lubas tulla järgmisel päeval, olgu veel öeldud, et nad elasid ajutiselt ühes kitsa trepikojaga kortermajas, ühetoalises korteris, viimasel korrusel ja ühetoalises ja viimasel korrusel. 2 korda polnud vaja kutset korrata. Mõnus õhtu, vaba olemine, mitu raundi tehtud, istusid seal paljalt diivanil ja nautisid veini, kuni kuulsid keset tööd all trepikojast purjus naise hõiked. Andero, tule aita ratas üles tuua. Võite ette kujutada mõlema patuse šokki. Kelly haaras oma riided, tõmbas teksapüksid jalga, surus aluspesu taskusse. Ja joosta või peita polnud nagu mitte kuhugi. Aknast alla ka ei hüppa, kuigi see mõte käis korra läbi. Äkki oleks tõenäolisem ellu jääda, kui uksel naisega kokku põrkuda. Ta ronis esiku riidekappi. Kapi uks hästi kinni ei läinud, Kelly hoidis sõrmedega uksi koos. Süda peksis ja hirm oli suur, kuid sellegi poolest tuli talle meelde, et anekdoot, kus armuk hüppab kapist välja ja nimetab ennast koiliblikaks ja lihtsalt hirmu kõrvale tuli naer peale. Nii ta itsitas see riidekappi, siis kuulates, kuidas purus naine juba suht ige on, sest Andero ei tule ega tule. Lõpuks läks värisev Andero siiski trepikotta ja aitas ta rattu üles tuua. Naine muudkui seletas, kui tore õhtu tal oli ja tundis, et tahab ööseks ikka koju tulla. Rattale peaks ka ikka tuled panema, et keeruline oli sõita pimedas purus peaga kaabelitas. Andero kuulas pingsat ja nogutas kaasa. Endale ilmselgelt higi mulle otsa ees. Naine kohmitses ja nagu ei kavatsenud keesikust toa poole edasi liikuda. Andero haaras naise sülle, viis tallu tuppa. Oli kuuda, et nad suudesid ja midagi vist hakkas toimuma. Kelly ei suutnud rohkem. Ta haaras kapist mingi suvalise riide eseme, pani endale pähe, et nägu ja juuksed varjat hüppas kapist välja, avas kriuksu välisukse ja pani lihtsalt tagasi vaatamata jooksu. Hiljem sai Kelly teada, et naine oli nende esikus mingit kuju näinud, kuid ei saanud aru, kes ta oli. Andero olevat ka õlgu kehitanud, et ta ei tea tõesti võib-olla vargad, aga seda juttu ta ei uskunud ise ka. Andero ja Kelly jätkasid veel mõnda aega salaja kohtumist, kuid tema naine oli muutunud ülikontrollivaks, väga tihti helistas ja nii edasi. Siis see seiklus hajus ära. Ma ei tea, kas see mees on veel oma naisega koos, aga Kelly jätkas armukeseks olemist teistele meestele. Küll aga oli saanud hea õppetunni, et mehe koju ikkagi ei tasu ronida, kui just koiliblikana välja ei taha linnata. Tervitused Paidesse. Mulle meeldib, kui casuali see mees kehitas seal diivani peal õlgu. Ei no ma ei tea, äkki olid vargad või ma ei tea noh. Üli casual. Aga mul tekib selle kirjaga 2 küsimust. Esiteks, kui nad teadsid, ta ütles, et nad elasid viimasel korrusel. Nii. Naisel oli vaja abi, et ta tooks ratta üles. Ta oli viimasel korrusel, pane ruttu riidesse. Miks sa võid jälle lihtsalt trepikojas vastu kõndida? Kust ta teab, kust korterist sa esiteks välja oled tulnud? Aga äkki see tüdruk oli nagu tuttav ikka, kui see tervituseb Paidesse. Ma arvan, et see oli väike shoutout, et see juhtus Paides. Okay. Ja siis Paide on väike ja see on mingi miks see luud siin, keda ta siit majast teab, vaata. Okei, ma mõtlesin nagu Tallinna peale, kus ma teaks, mis korterist keegi tuli, aga okei, seda Paides on juba teine vibe, vaata. Paides on võib-olla teine vibe. Siis mu teine küsimus ja kui ta on teatud mingi armuke vist. No jah. See juba on uus armuke kellegil. Girl, get your life together, nagu ausalt ka, mis sa käid, oled armuke? Miks see mees selle naise viis siis elutoa diivanile? Viinud ta magamist? Ühetoaline. Sa mõtlesin ka, et viinud kaugemale siis, aga tõesti. Ja siis mõtles, et nussima teda, et siis saab teine sa kuulad kapist. Kui nästi. Nii nästi. Ja siis nad said veel kokku edasi. Ma räägin, see armukeseks olemine ei ole üldse pull ja ma ei tea, mina ei tahaks küll sellise olukorras. Ma nagu mõtlen, et ma olen elus igast imelikke asju nagu läbi elanud ja teinud ja mõelnud, oh my god, this is crazy, aga that is crazy. That is crazy, sellist tõmbad mingi kellegi koti pähe ja jooksed esiku kapist välja, aga see tunne... Ma oleks tegelikult see on nõvega, aga võib-olla, kuna see naine purju, saaks oodata, et magama jääb. Aga vaata, see on natuke õudsam võib-olla, sest et vaata, kui see on kõik magavad ja see on hästi vaikne, siis on võib-olla su hääli rohkem kuulda, aga kui nad seal mingi sabistavad ja krabistavad ja kolistavad ise ka, et siis on nagu võib-olla lihtsam sul välja hiilida. Oh my goodness. Ma ei tea, aga ma mõtlen lihtsalt, aga no ma arvan, et see naine sai aru, sest et kui ta ülikontrollivaks läks, ega ta läinud ilma asjata lambist. Aga mõtle, mis see mees tal ütles. Oh my god, you're crazy. See päriselt arvad, ma oleks mingi naine kapis. See oli varas, obviously. Rauna maha. Naised on alati nii hullud. Ja kujutad ette, see oli mingi purjus ka, midagi joodike, et kujutad ette endale. Kogu aeg maani täis, rauna maha, jotter. Joo vähem, palun. Me ei saa niimoodi koos olla, kui sa joodi hakkad endale asju ette kujutama. Tõesti, ma ei teeks selle kunagi nii. Ma armastan sind, ma ei taha. Ma ei oleks ju siin suhtes, kui ma sind ei armastaks. Ja just arvad, et ma olen selline mees, et me oleme suhtes, mingi teine laine on kapis. Palun mõtle peaga. Palun mõtle nagu reaalselt.
ja nii hästi need mehed ja siis gaslightivad. naine tunneb mingi oh my god. Aga ma olengi täiesti psühvaata. Kellel oleks tõesti naine kapis. Me oleme ühetoalist, ta ei tooks kedagi siia. Nagu what the fuck? Ütleme nii, et on näha, me oleme kokku puutunud gaslightinguga. Literally. Natukene. Ma armastan ainult sind. Ja, aga minu lemmik on alati see, ma ei oleks ju sinuga koos, kui ma sind ei armastaks ja kui ma sind armastan, siis kas ma tõesti teeks nii või? Kas see on see, mida sina minust arvad, et ma teeks sulle nii? Ei ole. Ma ei petnud sind ju. Ma ju näen. Ma ei ole sind kunagi petnud. Ma ei ole sind mitte kunagi petnud. Ma ju nägin, ma lugesin. Ei. Mul oli selline olukord. Ei, reaalselt mul oli selline olukord. Dating app on ju. Loen nende viimane suhtus, et see tüdruk ütles enda aadressi ja siis järgmine asja oli, et kuidas meeldis. Ja ma olen mingi, sa käisid nussimas seal. Siis ta oli mingi, ei, ma saatsin pildi ja selle peale küsisin, kuidas meeldis, aga see kustus ära. Ma olen mingi, ta fuck. Aadressile postiga saatis selle. See on nii õige. Et nagu, ja siis, aga lõpuks ma olingi mingi, tere, ma ei tea. Nagu vaata, ma ei viitsi aurata. Et muu jutt ei kustu ära, aga ma ei tea, ühesõnaga, see gaslightimine on seda maks. Aga näed, me oleme vähemalt ära õppinud selle, nii et proovi, kui keegi meile midagi öelda. Ma ei teeks sulle kunagi nii. Ma ei teeks sulle kunagi. Okei, aga ma võin nad ära ja lähme edasi oma eluga. Lähme laiali, jah. Sa lähed ju seda saadet filmi. Ma pean Martale uued prillid ka ostma. Sest vaata, tal on küll 0 klaas, on ju, aga ta käis Kardoga talvel kelgutamas, ta klaas kukkus eest ära. Aga siis ta ütles, et ongi parem, kui seda ei ole, sest ta kogu aeg tegi mustaks ja näppis seda. Aga nüüd prillid kadusid täitsa ära. Ma arvan, et need kodus on kuskil, aga ma ostan ühe paari veel. Siis on olemas. Maja, ja. Nii, Mediron. Mediron. Aga anname äkki selle kõvera nukuloole. Tavai. See oli mul siin ees lahti. Kõver nuku. Kõvernuku. Magda Beauty. Anname selle sulase jutule. Jahe. Et ma ei tea, kas sul praegu on naine või anna meile siis teada. Vaata, annaks talle mingi Ben & Jerry'st või Peninukit, vaata. Okei, anname Peninuki. Sulane. Nuki, sulane. Ja siis Otile anname... Kas anname talle ulaka kaunitari? Anname Otile ulaka, sest et äkki tal sellega seoses tekib jälle huvitavaid lugusid, mida meile saata. Yeah. Sest seal on meestele ka staffi, vaata. Jah. Nii. Anname Ben ja Jerry's kadunud kondoomiloole. Kuna meil seal viimane oli kõige lõbusam, peaks talle ka midagi andma. Magda. Magda, mis see viimane kirja nimi oli? Võõrad suled. Võõrad suled. Jaga siis oma cheaterist sõbrannaga ka Magdast midagi. Just, ja meil on ka Kivilaine ja Teepäike. Anname selle näiteks selle Minu keha on mu vaenlane. Jah. Saad endale mingid häid neid mingid seda kehahaldustooteid on ju. See endale mingi spa-tei kodus, vaata tead filmi, oled naked pärast. Peale pesu vähemalt tund aega pead naked olema. Pead olema. Muidu võtan kingikoti tagasi ja arvest sellega. Jah, teeme nii. Anyways, love you guys, bye! Tšau!